Georg Kirsberg, püüdsime teid kinni Vabaerakonna telgi juurest. Kas kisub tagasi? Ei, ma olen tegelikult mujal telgid, mis siin kõrval on. Suure skandaaliga tulid ära Vabaerakonnast. Nüüd oled rahvuskonservatiivide juures. Mis on see, mis ajendas seda tegema? Ega ma tegelikult ei tulnud, teatamasti mind siis visati välja, ehk siis kõrvaldati poliitilistel põhjustel, et mitte häirida sotsialiste. Ja põhjuseks, miks siis välja visati, oligi see, et hakkasin segama nende mugavustsooni, kuna nad ei soovi tegeleda teatavate poliitiliste seisukohtadega ja konservatiivse maailmapildi edendamisega. Kuidas sinu seisukohad siis said Vabaerakonnast sulle saatuslikuks? Ma 1 aasta aega neid vaikselt levitasin, pidasin blogi, kirjutasin artikleid, võtsin sõna meililistides ja Facebookis ja siis lihtsalt ega see juhtkond minuga selles osas mitte kunagi ei kontakteerunud, nad lihtsalt eirasid seda, kuni ühel päeval välja viskasid. Mis oli see kõige krõbedam seisukoht, mida juhtkond ei suutnud välja kannatada? Vastu olemine sundmigratsioonile ja islami kritiseerimine. Vot see on see, mida nad ei suuda mitte kuidagi taluda, kuna nad tahavad Brüsseli ees head poisid olla ja liituda selle EPP-ga. Aga mis on islamiseerimise ja massimigratsiooni vastu sul? See lihtsalt langetab meie elukeskkonna kvaliteeti teatavasti, see kurnab meie majandust ja ohustab tugevalt ka julgeolekut. Kas rahvuskonservatiivide juures on parem? Absoluutselt, sest sundmigratsioonile vastu olevad seisukohad on nad juba ammu omaks võtnud ja siin ma ei peagi midagi rääkima enam. Tulemas on kohalikud valimised peatselt. Kas on kavas kandideerida? Jah, mul on küll. Kuna ma töötan mere peal, siis ma ei tea täpselt oma töögraafikut, aga kui ma vähegi Eestis olen ja võimalik on, siis küll kandideerin. Suur tänud!